tere siis vähjamärgi esindaja. Tänane kaardi lugemine on inspireeritud 29. märtsil toimuvast osalisest päikesevarjutusest. Siis suur planeet Neptuun läheb kalade märgist jääramärki, mis on ka märgilise tähendusega. Ja lisaks sellele on ka noor kuu meil. Nii et energiad on intensiivsed, algatuslikud energiat. Nii et ja kõik see energiavoog ei ole see, et täna ja homme ja eile, vaid terve kevad, võib-olla pool aastat, aga mõningal juhul ka terve aasta. Nii et võite tähele panna, et mis kõnetab siis just selle päikesevarjutuse päeval või selle nädala aja jooksul, millised teemad nagu üles kerkivad. Ja siin sinule, Vähk, kes sa armastad sellist kodusoojust ja ka see hoolitsuse märki, siis natukene sellised mm, siuksed tagasihoidlikud ja natukene siuksed pessimistlikud kaardid, võiksin isegi ütelda. Kuigi kotkas ütleb küll siin ilusti, et võiks vahepeal ütelda, et lenda natukene pesast välja, vaata, mis kaugemal sünnib. Ja samas võiksid endale ütelda, et ükskõik, mida ma ka ei tee, ma olen võitmatu. Et selline, nagu ka noh, ikkagi ja, et sellisest mingisugusest uuest sammust äh, oleks siin nagu juttu, et sa pead, võib-olla on ka siin, et sa näiteks lõpetadki kevadel kooli ja sa peadki mingisuguse uue sammu astuma, aga kuidagi noh, vaata, koolis on meil see süsteem ja siis sa teed eksameid ja siis sa õpid, aga kui sa kooli lõpetad, siis sa pead hakkama, kas sa lähed uuesti mingit edasi õppima, kas sa lähed tööle, mida sa teed. Et siin on selline küsimärgi värgi koht, et mis on see perspektiiv, mida sa tahad elus veel kogeda, mida sa tahad elus teha. Kas sa tahad mm, mööda sellist materiaalset teed minna. Kas sa tahad sotsiaalset elu elada? Siin on vaata just selline küsimus, et kas ma pean mõtlema südamest, kas ma pean mõtlema, minu mõistus peab ütlema, selline valikute võimaluse koht või valikute tegemise koht võib sul praegusel nüüd sellel perioodil välja tulla ja neid valikuid võib olla hästi palju mitme koha pealt ja jälle sulle tundub, et aga see oli nagu korras, aga ikka ma pean midagi veel valima. Nii et see on selline ja ka natukene missioonikaart ka nagu tuleb välja, et sa nagu mõtled, et ma tahaks seda teha, aga see on ikkagi nagu suurema perspektiiviga aga võib-olla see. Nii et vaat pead valikut tegema, tee, mis sa tahad, kas sa nüüd tahad või ei taha, onju. Aga kuskile pead sa ennast nüüd sobitama, võiks nii isegi ütelda, aga kuna kotkas on terava pilguga, siis võta see kotka pilk appi, teravda nägemist, otsi teadmisi, otsi informatsiooni, siis ja natukene nagu lase nagu mingisugusest asjast ka lahti, et ära jää nagu ühte pessa kinni, ühte ideesse ära jää kinni, võta ka teised nagu ideed appi. Nii et valikud, 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 armas Vähk, on sul siin välja tulnud ja siin müstilise šamaani kaardide juurde olen võtnud ka siis kuu oraakli Jumalanna ja kuu oraakli maja kaarti. Ja väga huvitavalt siin tulebki ka Neitsi välja kohe, kes armastab ju detaile ja see täpselt tuleb ütlema, et jaa, aga sa peadki vaatama nagu detailselt, kuhu sa tahad edasi minna. Siin on Neitsi, siis kuujumalanna punane
äh, äh, punane on nagu säilitamise kaart. Aga säilitamine just see, et sa pead midagi säilitama, seda, mis sul on, aga pead edasi astuma. Et noh, kuigi selle võtmelause on parem varblane pihus, aga siin on ka natukene, et ära sülita vanasse kaevu, et sellised, et edasiliikumine on hea, aga sa ei tohi sildu põletada. Siin see tuleb ütlema. Nii et ja vot see kaart tuleb ka ütlema see, et sa peadki mingisugusest kallist asjast nagu lahti ütlema või loobuma, et edasi minna. Võib-olla on see elukoht, võib-olla on see hoopis see riik, kus sa elad, et jaa, kõik on nii turvaline, aga uus õppeasutus on teises linnas, teises riigis. Kas ma lähen, mida ma kaasa võtan? Noh, kes sa oled väga niisugune emotsionaalne ja tundlik, siis sul ei pruugi olla see lend väga lihtne, pesast välja lennata ei ole lihtne. Siin sa pead mingisuguse kompromissi saavutama iseenda sees, iseenda ümber. eh, ja ära lase nagu noh, võib-olla on ka keegi ütleb, aga mis sul siingi viga on ja ole parem kodus ja tee seda rahulikult. mulle tundub, et vot siin see ongi see natukene niisugune kurva võti, et ära lase teistel mõjutada. mõtle iseenda peaga, sest see kaart nagu ütleks, et sa oled küps edasiliikumiseks. Ära lase teisi ütelda, et aa, äkki sa ei ole ikka veel valmis, oled küll valmis. Nii et lihtsalt arvesta oma vajadustega. muidugi võid ütelda, et ka teistele see sobib, aga saa aru, igaüks peab elama iseenda elu. Ja kui see kaart ju tuleb välja, siis võibki olla hästi tähenduslik septembrikuu, augusti lõpp, september sulle. Lisaks siis kuujumaalannale tuli välja ka siis kuumajakaart. Ja vaata, kui huvitav selline tõsine kaart, altar. Me oleme alati, kui on kuskil meil kirikutes või mõni teeb ka koju selle altari, siis see ei pea olema alati see, et kummardame maani, aga see on üks hetk, kui me võib-olla oleme tõsised ja asised ja me mõtleme. Me altari juures alati oleme rahulikud ja mõtleme kas tulevikule, minevikule, olevikule ja siin on ka selline mõtlemise kaart. Ja siin on hästi palju nagu energiaid, kui siin noh, seda õhuenergiat, seal ongi informatsioonienergiat on siin hästi palju, siis siin kaardis mina näen, et siin on kõik elemendid, tuli, õhk, vesi, maa esindatud. Et siin ta nõuab tarkust tegutsemisel, rahaga tegutsemisel, tunnetega tegutsemisel, liikumisel, kõike ta nõuab nagu sellist tarkust. Ja ma ei imesta, kui ongi mingisugune rahaasjadega siin seotud, võib-olla sa lähedki rahaasju hoopis haldama, õppima või sa mõtled, kas mul on piisavalt palju raha, et neid muutusi teha. Siin on Merkuur ja Saturni ühendus. Merkuur ja pluss siis veel ju Neitsi ja Neitsi valitseja on ju Merkuur, jälle kolmene ühendus meil. Siis vaata, Neitsi on see, mis tahab nagu sellist traditsiooni säilitada. vot teeme niimoodi, niimoodi, niimoodi ja nagu see esimene kaart ütles, et jah, väga raske on nagu pesast välja lennata. aga ja siin kõrval siis ka Saturn on selline range isa, on ju, et kuule, vaata nüüd, kas sa ikka astud õige sammu. ja see kaart paneb nagu
tuletab mul nagu meelde, et võib-olla sa mõtled, aga mida teised mõtlevad. kas ma astun ikka õige sammu, võib-olla sul on terve hunnik nõuandjaid sinu ümber, kes igaüks ütleb ja igalühel on oma arvamus sellest, teisest, kolmandast. ja sellist mm, nagu paneksid sulle ka mõtteid pähe. ja siin on see, et nüüd hakkad ise mõtlema. sina oledki see altar, kus sa pead sissepoole vaatama ja mõtlema. Eh, sest, sest kuigi siin on natukene selline väga tõsine ja võib-olla mitte nagu niisugune negatiivne kaart, aga väga selline arutelu kaart, mida teha edasi kaart, siis siin äh, need roosad pilved tulevad siin just ütlema, need roosad pilved, mis viivad mure minema, mis võib-olla ütlevad, et võib-olla sa pole kõike märganud veel, et nagu udu hajub, kui sa iseendale keskendud. Ja siin on hästi palju lootust. vaata, altar on ju see, kui me midagi palume või, aga siin on ka see altar, nagu ma ütlesin, see oled sina ise. sa tahad ise vaadata, kes sa selline oled, milleks sina võimeline oled. nii et ära keskendu teiste ja võõraste inimeste juttudele, keskendu iseendale. Ja sa ei pea käituma nii, nagu sul isa või su ema või teised käituvad. tegelikult sa ei pea, sa pead käituma nii, nagu sulle sobib. Nii et nagu tundsid, valiku tegemiste kaart, valikud ei ole kunagi meil alati lihtsad. me ei näe seda tee otsa, kuhu me peame jõudma, kõik on niisugune natukene mõtlik, nii et aga keskendu iseendale siin, armas vähk, keskendu iseendale, mõtle, mida sina vajad ja tee see samm ära, sellepärast et lootus on hästi tugev siin, selline positiivne. aitäh sulle!